Täna, 25. jaanuaril läheb parlamendis teisele lugemisele kõrgharidusreform. Üle Eesti on selle reformi vastu tõstnud häält kõik noorteühendused ning täna kogunetakse erinevatesse paikadesse meelt avaldama. Noorteteeme on tulnud Tartusse Haridus- ja Teadusministeeriumi ette samuti sellele miitingule kaasa lööma. Rait Maruste. Kuula meid! Peeter Laurson. Kuula meid! Heljo Pikhoff. Kuula meid! Margus Tsahkna. Kuula meid! Tõnis Lukas. Kuula meid! Laine Randjärv. Kuula meid! 2 nime jäänud. Margus Hanson. Kuula meid! Ja Aadu Must. Kuula meid! Loodan, et riigikogulastele see hääl ka kohale jõuab. Kui ajalugu on meile midagi õpetanud, siis seda, et lõpuks on kõige olulisem see, kellel on jõudu. Ja noortel inimestel on jõudu. Nii et tere tulemast kõigile siia! Ma tahan, et ma saaksin käia ülikooli kõrvalt tööl ja omandada praktilisi kogemusi. Aga mis juhtub siis, kui võetakse see eelnõu vastu ja see eelnõu viiakse ellu, on see, et mul ei ole oma ülikooli hariduse kõrvalt enam aega käia tööl ega tegeleda mitteformaalse haridusega. Mitteformaalse hariduse alla kuuluvad kõik huviringid ja kõik muud. Kui see reform peaks läbi minema, mida te soovitate tudengitel teha? Praegustel tudengitel. Tulevastel ka, kas me peaksime ennast lõhki laenama? Praegustel tudengite olukorda see ei muuda, see muudab nende olukorda, kes astuvad 2013 sisse. Ma ei näe mingit põhjust, et keegi peaks ennast lõhki laenama. Aga kas te tõesti ei suuda eristada neid pidepunkte, mis on tõesti valesti selle reformi juures? Meie arvates on suurem osa õieti, kuigi jah, ma saan aru, et isiklik tasemel võib mõnel inimesel olla probleeme nende nõudmiste täitmisega, mis seal esitatud on. Kas te teate, kes on Eestis kõige kõrgema võimukandja? Rahvas. Aga miks te meie häält siis ei kuula? Kas tudengid ja noored ei ole praegu rahvas? No nad on kindlasti osa rahvast, aga mitte kõige suurem osa, ilmselt. Kas te teate, kui suur osa Eesti rahvastikust on üldse noored õppijad? Ei, see on väga mõjus osa, kui meil on juba tudengid 70 000. Kuidas te ütlete, et ei ole enam rahvas? Ei, kindlasti, aga me peame ju arvestama ka nendega, kes lõppkokkuvõttes ülikoolides õppetööd korraldavad. Me arvestame sellega, et millised on Eesti riigi ressursid. Loomulikult, kui meil oleks rohkem võimalusi, miks mitte maksta kõigile tudengitele palka ja öelda, et õppida võib nii kaua, kui keegi vähegi jaksab ja kannatab, aga kahjuks meil ei ole neid võimalusi ja siis me peame leidma need kompromissid, mis seda võimaldaksid siiski teha. Üliõpilaskondade liitu, kui palju on õpilasi neil selja taga ja kui palju on tudengeid. Kui tänavatel on täna koolipäeval nii palju inimesi, siis millest see on tingitud? Milleks on vaja kiirustada? Kiirustatud ei ole. Kõik on läinud väga rahulikult, arutatud on, diskuteeritud on. Ma olen ise käinud väga paljudel diskussioonil, vahel on huvi olnud suurem, vahel väiksem. Aga ma ei näe nagu neid kohti, kus Riigikogu kultuurikomisjon või Riigikogu peaks praegu väga järgi andma. Kõik need kompromissid, mis on saavutatud, on väga tervemõistuslikud. Kas kõigile saab ka täidetud või? Lubate? Absoluutselt. Kõigile võimekatele. Kas sa jäid tänase meeleavaldusega rahule? Kuidas võtta? Oli ääretult hea näha, et olid kohal nii tudengid kui ka õpilased. Kohal oli ääretult palju plakateid ja loosungeid. Kohal oli õnneks ju kahjuks ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Mart Laidmets. Aga üldkokkuvõttes ma siiski ei jäänud rahule, kuna meie ettepanekuid justkui naeruvääristati antud härra poolt, aga õpilased ja tudengid siiski jäid endale kindlaks ja säilitasid oma positiivsuse ja ma loodan, et nad vähemalt tundsid, et nad said midagigi panustada. Et neist on midagi siiski välja antud, et nad ei otsusta ja ei arva üksi ja et neil on tugi olemas, et see oli just kõige parem. Saadik kuula meid! 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 Saadik kuula meid!